Inglise kirjaniku Herbert George Wellsi võib õigusega nimetada tänapäevase ulmekirjanduse rajajaks. Tema romaanide Ajamasin, Maailmade sõda või Esimesed inimesed kuul teemad korduvad kümnete hilisemate ulmekirjanike loomingus. Kuulsuse saavutaski Wells just selliste lugudega. Peale nende on ta aga kirjutanud veel hulga argieluromaane, populaarteaduslikke teoseid ja seiklusjutte. Viimaste hulka kuulub ka novell Aardeotsijad. Head kuulamist! Kanuu ligines maale. Lahesuu avardus ja tühimik keset rifile paiskuvat valget lainemurdu näitas kätte paiga, kus väike jõgi merre jooksis. Selle voolu teed pikki eemal asuvat mäenõlva tähistas ürgmetsa tihe ja tume rohelus. Ähmaste pilvedena kõrgusid taamal mäed nagu äkitselt kivistunud lained. Tüünet merepinda kattis peaaegu märkamatu pinnavirvendus. Taevas lõõmas. Mõla käes hoidev mees jättis aerutamise pooleli. See peaks olema kusagil siin, ütles ta mõla paadi põhja asetades ja ajas käed ette sirgu. Teine mees, kes istus kanuu ninas, oli kogu aeg teraselt maad jälginud. Tema põlvedel lebas koltunud paberileht. Tule ja viska sellele pilk peale, Evans, sõnas ta. Mõlemad mehed rääkisid sumbunud häälel. Nende huuled olid parkunud ja kuivad. Välimuselt meenutas paber kohmakalt visandatud maakaarti. Peaaegu kustunud pliiatsijoonisel võis aimata lahe ähmaseid piirjooni. See siin, sõnas Evans pöidlaküünega üle kaardi tõmmates, on rihv ja see siin läbipääs. Looklev ja käänuline joon tähistab jõge, kuidas küll praegu juua tahaks. Ja see tärn ongi see koht. Naljakas, ütles Evans hetkelise vaikuse järel. Mida need väikesed risti-rästi tõmmatud kriipsud siin tähendama peavad? Sellest ei saa ma küll sotti. Ja mis kiri see säärdune on? Hiina keel, sõnas mees, kes hoidis kaarti. Muidugi, tema oli ju hiinlane, taipas Evans. Mõlemad mehed istusid ja silmitsesid veidi aega maad. Kanuu aga triivis aeglaselt edasi. Siis heitis Evans pilgu mõlale. Nüüd on sinu kord, Hooker, sõnas ta. Tema kaaslane voltis kaardi sõnatult kokku, pistis selle taskusse, astus Evansist ettevaatlikult mööda ja hakkas aerutama. Tema liigutused olid loiud nagu inimesel, kelle jõud on iga hetk otsa saamas. Evans istus, silmad pilukil, ja jälgis, kuidas vahune murdlainetus korallkaril üha lähemale ja lähemale tuli. Kuigi nad olid nüüd aardele nii ligidal, ei tundnud nad oodatud juubeldust. Meeletu pinge võitluses kaardi pärast ja pikk öine kanuusõit ilma toidu ja veeta olid selle olematuks muutnud. Lainete rütmiline müha rihvil kostis nüüd juba temani ja seda oli hea kuulda. Vesi loksus vastu pardeid ja iga tõmbe järel nirisesid mõlalt piisajoad. Aegamisi jäi Evans tukkuma. Ta oli jälle tolles öös, mil tema ja Hooker olid hiinlaste saladuse jälile sattunud. Ta nägi taas kuuvalgeid puid, madalat lõkketuld ja 3 hiinlase tumedaid siluette. Ühelt poolt kuupaistega üle hõbetatud, teiselt poolt tulekumast valgustatud. Ja kuulis, kuidas nad omavahel Pidgin Englishit kõnelesid. Kõik 3 olid pärit erinevatest provintsidest. Jutt käis Filipiinidelt teele asunud Hispaania galioonist, mis oli lootusetult lekkima hakanud
ja mille lastiks olnud kuld ühele saarele maha maeti. Haigused ja tülid olid hõrendanud meeskonna ridu, kuni järele jäänud lõpuks paatidesse istusid ning jäljetult kadusid. Nüüd, kõigest aasta tagasi, oli Zhang He, kes kõikjal ringi rändas. Need 200 aastat peidus olnud kullakangid juhuslikult üles leidnud, Zhonki oma pead jätnud ja aarde ränka vaeva nähes uuesti maha matnud. Ihu üksinda, kuid väga kindlalt. Viimast rõhutas Zhang He eriti. See oli tema suur saladus. Nüüd vajas ta abi, et tagasi minna ja aare välja kaevata. Eks olnud see kena lugu 2 rahast lageda Briti päevavarga jaoks. Evansi unenägu jõudis hetkeni, mil ta Zhang He patsist kinni haaras. Hiinlase elu pole kaugeltki nii püha kui eurooplase oma. Enne lõppu oli Zhang He nägu irevile tõmbunud. See oli kummaline ja rahutuks tegev irvitus. Ühtäkki muutus kõik väga ebameeldivaks, nagu unenäos tihti juhtub. Zhang He puistas ta ähvardustega üle. Evans nägi enda eest tervete hunnikute kaupa kulda, kuid Zhang He astus vahele ja püüdis teda selle juurest eemale tõrjuda. Ta haaras Zhang He patsist. Kui suur see kollase nahaga tõbras korraga oli ja kuidas ta rüseles ning irvitas. Siis moondusid kiiskavad kulla hunnikud huugavaks sulatusahjuks ja hiiglaslik, pika musta sabaga kurat, kes oli üllatavalt Zhang He sarnane, hakkas Evansile tuliseid süsi suhu toppima. Need põletasid kohutavalt. Üks teine kurat. Või oli see hoopis Hooker? Hüüdis teda nimepidi, kisendades. Evans, sa vana unekott! Ta virgus. Nad olid laguuni suudmesse jõudnud. Nüüd avanes nende pilgule lahte suubuv jõgi. Seda nähes tuli elu Evansisse tagasi. Tee rutem, mees, kiirustas ta oma kaaslast. Muidu hakkan ma merevett jooma, jumala eest. Ta pures kätt ja vahtis üksi silmi hõbedast veesillerdust kivide ning rohelise võsastiku vahel. Hetk hiljem pöördus ta lausa raevukalt Hookeri poole. Anna see mõla mulle, käsutas ta. Peagi olid nad jõe suudmes. Pisut maad ülesvoolu ammutas Hooker peopesaga vett, maitses seda ja sülitas kohe suust välja. Veidi edasi aerutanud proovis ta uuesti. Kõlbab küll, nentis ta ja mõlemad mehed asusid ahnelt jooma. Pagan võtku, pahvatas korraga Evans. Nii ei saa ju midagi. Ja sirutades end kanuu ninast ohtlikult kaugele välja, hakkas ta otse jõest janu kustutama. Viimaks lõpetasid nad joomise ja juhtinud kanuu kitsasse harujõkke, maabusid paksus, vee kohale ulatuvas tihnikus. Nad liikusid edasi läbi tiheda pilliroo, laiade lehviklehtede ja noore metsa. Esialgu kulges minek vaevaliselt, kuid peagi jõudsid nad suuremate puudeni ja seal muutus metsaalune lagedamaks. Märkamatult asendus päikeselõõsk jaheda varjulisusega. Edaspidi said puudest hiigelsambad, mis tõusid kõrgetest latvadest moodustunud rohelise katuseni. Nende tüvedel ripnesid tuhmuvalged õied ja köie sarnased liaanid. Vari muutus järjest tumedamaks. Evans väristas õlgu. Peale seda kuumust tundub siin lausa jahe, ütles ta. Ma loodan, et me läheme ikka õiges suunas, sõnas Hooker. Ta pöördus ümber ja silmitses selja taha jäänud hääletut metsa, mida täitis tuhm jahe vari. Sa ütlesid ennist,
alustas Evans. Tema ütles, et seal on üks kivihunnik, sõnas Hooker. Lastes pilgul teraselt ringi käia, astusid nad pikkamisi edasi. Korraga jäi Evans seisma. Pagana pihta, mis see siis on? Hüüatas ta. Hooker vaatas sinna, kuhu tema kaaslane näpuga näitas. Midagi sinist, kostis ta. See oli ilmunud nähtavale parajasti siis, kui nad ühele väikesele künkale tõusid. Vähehaaval hakkas Hooker eristama, mis asi see oli. Kiirel sammul ruttasid nad edasi ning nägid lõtvunud kätega keha. Hooker haaras tööriista, mida ta kaasas kandis, tugevamini pihku. See midagi oli näoli maas lamav hiinlane. Keha asend ei tekitanud vähimatki kahtlust, et mees on surnud. Kaaslased nihkusid teineteisele lähemale ja jäid kurjaendelist surnukeha silmitsedes sõnatult seisma. Laip lebas metsa alusel hõrendikul. Samas kõrval vedeles hiinapärane labidas ja pisut eemal värskelt kaevatud augu äärel lösutas hajali kivikuhil. Keegi on meist ette jõudnud, sõnas Hooker kurku puhtaks köhatades. Hetk hiljem kukkus Evans korraga kiruma ja trampis raevunult jalgadega maad. Hooker läks näost valgeks, kuid ei lausunud sõnagi. Ta läks maas lamava keha juurde. Surnu kael oli paistes ja tumepunane. Käed ja jalad üles tursunud. Tegi Hooker, pöördus järsult ringi ja läks augu äärde. Seal tõi ta kuuldavale üllatushüüde. Ta hõikas Evansit, kes aeglaselt tema sabas lonkis. Oh, sind lolli! Kõik on kombes! See on ikka siin! Seejärel pöördus ta ümber, silmitses surnud hiinlast ja siis taas auku. Evans kiirustas augu juurde. Seal oli hulk tuhmkollaseid kange, mida õnnetu hädavares oli jõudnud välja kaevata. Evans koogutas augu kohale, kraapis mulla paljaste kätega kõrvale ja õngitses ühe kangi välja. Seejuures torkas teda kätte üks väike okas. Evans tõmbas hapra astla sõrmedega välja ja tõstis kangi üles. Ainult kuld või tina on nii raske, hüüdis ta juubeldavalt. Ikka veel silmitses Hooker surnud hiinlast. Ta oli hämmingus. Ta tahtis oma sõpradest ette jõuda, ütles mees viimaks. Ta tuli üksinda siia ja mõni mürkmadu hammustas teda. Huvitav, kuidas ta selle koha üles leidis. Evans seisis, kullakang käes. Mida tähendas praegu üks surnud hiinlane? Me peame selle kraami jupphaaval mandrile toimetama ja seal mõneks ajaks maha matma, arutles ta. Mismoodi me need küll kanuusse viime? Ta võttis kuue seljast, laotas selle maha ja asetas sinna 2-3 kangi. Seejuures avastas ta, et veel üks tilluke okas on end talle naha sisse puurinud. Rohkem me korraga kanda ei jõua, tähendas ta ja lisas siis veidras ärritushoos. Mida sa seal ometi jõllitad? Hooker pöördus tema poole. Ma ei talu seda. Ta osutas peaga laiba suunas. Ta meenutab nii väga. Jama, urahtas Evans. Kõik hiinlased on ühte nägu. Hooker vaatas talle otse silma. Igal juhul matan ma ta maha, enne kui me selle kraamiga jändama hakkame, ütles ta. Ära mängi lolli, Hooker, nähvas Evans.
las ta vedeleb seal edasi. Hooker kõhkles. Siis heitis ta uuriva pilgu pruunile mullahunnikule, mille kõrval nad seisid. Millegipärast ajab see mulle hirmu peale, sõnas ta. Peame nüüd aru, ütles Evans, mida nende kangidega pihta hakata. Kas matame need uuesti siinsamas maha või viime kanuuga üle väina? Hooker jäi mõttesse. Tema hämmeldunud pilk rändas kõrgete puutüvede vahel ringi ja libises siis üles, pea kohal kõrguvasse päikesepaistelisse rohelusse. Viimaks peatusid ta silmad taas sinistes kehakatetes hiinlasel ja ta võpatas uuesti. Mis sinuga lahti on, Hooker, päris Evans. Oled sa segaseks läinud? Hea küll, eks viime siis selle kulla siit minema, ütles Hooker. Ta haaras 6 nurkadest kinni. Evans võttis pihku ülejäänud 2 nurka ja nad tõstsid kandami üles. Naljakas, sõnas Evans, kui nad olid teinud vaid paar sammu. Aga mu käed valutavad sellest aerutamisest ikka veel. Pagan võtaks, kirus ta mõni hetk hiljem. Küll ikka valutavad. Ma pean puhkama. Nad asetasid kandami maha. Evans oli näost kahvatu ja tema laubal pärlendasid tillukesed higipiisad. Siin metsa all tundub kuidagi väga umbne. Korraga haaras teda arusaamatu vihasööst. Mida me siin terve päeva passime? On sust mingit abi või ei? Sellest peale, kui me toda surnud hiinlast nägime, oled ainult lorutanud. Hooker silmitses uurivalt oma kaaslase nägu. Ta aitas kangikoorma üles tõsta ja vaikides läksid nad umbes 100 jardi edasi. Evans hakkas raskelt hingeldama. Oled sa tummaks jäänud või? Uurises ta. Mis sul viga on? Küsis Hooker. Evans komistas ja viskas kandami järsu vandesõna saatel käest maha. Hetke põrnitses ta Hookerile otsa ja haaras siis korisedes endal kõrist. Ära tule mulle lähemale, ütles ta puutüve ümbert kinni haarates. Mul hakkab kohe parem. Mõne hetke pärast tema haare lõtvus. Ta libises mööda tüve pikkamisi allapoole ning vajus kössi tõmbunult maha. Tema käed tõmbusid kramplikult rusikasse ja nägu moondus valust. Hooker tegi sammu tema poole. Ära puuduta mind, ütles Evans lämbuval häälel. Pane kuld 6 peale tagasi. Saan ma sind kuidagi aidata? Küsis Hooker. Pane kuld 6 peale tagasi. Kui Hooker kange üles korjas, tundis ta pöidla otsas nõrka torget. Ta vaatas oma kätt ja märkas peenikest, umbes 2 tolli pikkust okast. Evans tõi kuuldavale sumbunud karje ja käändus kummuli. Hookeri lõug vajus rippu. Pärani silmi vaatas ta mõne hetke okast. Siis pööras ta pilgu Evansile, kes oli nüüd kägarasse tõmbunud, selg kramplikult kumerdumas ja sirgumas. Seejärel vaatas ta läbi tüve sammastiku ja liaanide võrgu sinna, kus ikka veel hägusalt paistis sinistes rõivastes hiinlase surnukeha. Ümberringi tuhmhallid varjud. Talle meenusid väikesed kriipsud all plaani nurgas ja järgmisel hetkel
sai ta kõigest aru. Jumal halasta, hüüatas ta. Need okkad sarnanesid ju nondega, mida dajakid mürgitatult oma puhkpüssides kasutasid. Nüüd taipas ta, miks Chang-Hi oli olnud aarde puutumatuses nii kindel. Nüüd mõistis ta, mida oli tähendanud hiinlase irvitus. Evans, karjatas ta, kuid Evans ei vastanud. Üksnes tema käed ja jalad tõmblesid õudust äratavalt. Raevukalt oma kalli elu eest hakkas Hooker pöidla otsas roosatavat väikest laiku imema. Peagi tundis ta kätes ja õlgades kummalist valupainet ja ta ei suutnud enam hästi sõrmi liigutada. Ta mõistis, et imemisest polnud mingit kasu. Ühtäkki jättis ta selle pooleli, istus kullakangide hunnikule, toetas lõua kätele ja küünarnukid põlvedele ning jäi oma kaaslase väändunud, kuid üha tõmblevat keha silmitsema. Taas meenus talle Chang-Hi irvitus. Kõrgel pea kohal liigutas nõrk tuuleiil lehestikku ja läbi hämaruse liuglesid ülalt alla tundmatu lille valged õielehed.